Ma ei ole Tartust pärit, aga pool sajandit selle linnaga olnud seotud. Tulin ülikooli 72 ajalugu õppima ja alates 78. aastast olen ma raadiotööl Eesti Raadio, Tartu Raadio ja nüüd siis Kuku. Tere! Tänane saade tuleb robotitest ja küsija on Madis Ligi. Inimest tuleb austada, teda tuleb armastada, aga temaga vestluseks tuleb ka ette valmistada. Ehk põhiline osa saatust tehakse ikkagi enne saadet. Sul peab olema häält ja mõtteselgust, et ühe või teise teema puhul edasi minna ning see on hea tunnetada, kui saad, olgu siis poliitiku või postiljoniga kontakti ning see vestlus on loomulik. Väga siis üksnes rääkimine ei ole hea, teinekord on ka kuulamine veel parem ning seda tuleb ka raadiotöös ette, et seda piiri, see on intuitsiooni küsimus, et millal sa siis annad hoogu, millal tõmbad pidurit, inimesi on ju väga erinevaid, aga iseenesest see väljakutse, et saada üks või teine materjal kätte või üks või teine saade sünniks ja olgu siis ta lihtsalt saade või olgu terve raadio, nagu oli Tartu Raadio, see on ikkagi väga oluline. Tartu on ikkagi ülikoolilinn, vaimulinn ja Tartu on ikka minu saadetes olnud väga tähtsal kohal. Mõnus on tunnetada seda, et inimesed tahavad siin midagi teha, hästi vaieldakse, kuid see on elu loomulik osa, aga jõutakse ka tulemuse juurde. Siin on inimesed, kes koolitavad terve Eesti jaoks ette kaadrit ning Tartu on selles mõttes ikkagi Eestimaa naba, kust paljud saavad tuule tiibadesse selleks, et minna, olla ja arendada ja siia jälle tagasi tulla.